Excelis on olemas üks selline tore funktsioon, mis millegipärast on uuemates Exceli versioonides ära peidetud. Selle funktsiooni nimi on dateIf ja selle funktsiooniga saab arvutada 2 kuupäeva vahele jäävat aega. Lisame oma tabelisse nüüd paar kuupäeva ja prooviks siis nende vahele jääva aja dateIf funktsiooniga välja arvuta. Paneme esimeseks kuupäevaks näiteks oma sünniaja ja teiseks kuupäevaks näiteks tänase kuupäeva. Kui me nüüd tahame dateIf funktsiooni lisada ülevalt fx nupu alt ehk funktsioonide lisamise abimehest, siis kui ma siin nüüd dateIf funktsiooni otsima hakkan, nagu näha, teda siin ei ole. On date value, aga dateIfi kuskilt ei paista. See funktsioon tegelikult töötab, aga teda ei pakuta siin loetelus välja. Nii et me peame kirjutama selle funktsiooni sisse käsitsi. Funktsioonil on 3 parameetrit. Esimene parameeter on kuupäev, millest ma tahan omal päevi lugema hakata. Teiseks parameetriks läheb lõpukuupäev ja kolmandaks parameetriks võib panna mitmeid erinevaid väärtusi. Vaatame need kohe koos kõik üle. Ma panen siia praegu ainult D-tähe, suur või väike täht ei ole siin tähtis ja D-täht otsib siis 2 kuupäeva vahele jäävaid päevasid. Sama vastuse saaks tegelikult ka ühest kuupäevast teise lahutades. Ja vastuseks, nagu näha, on 13 434 päeva. Kui mul on vaja teada ajavahet mitte päevades, vaid kuudes, siis ma peaksin siin funktsioonis D-tähe asemele panema M-tähe. Nagu näha, see D-täht on jutumärkide vahel, nii nagu kõikides arvutustes tekstilised väärtused käivad jutumärkide sisse. Aga kuna ma seda parameetrit tahan hiljem veel muuta, siis ma teen parem vist niimoodi, et ma võtan selle parameetri hoopis siit kuskilt kõrvalt lahtrist. Ja kui ma siin selleks kolmandaks parameetriks panen nüüd M-tähe, siis näitab vastusena, et ma oleksin nagu 441 kuud vana. Ta näitab siin täiskuid, et mingid komakohti kuskilt ei tule. Ja parameeter Y loeb kokku siis täisaastad. Selliste arvutuste tegemiseks muidugi ei pea kasutama dateIf funktsiooni, sest neid vastuseid saab kätte Excelis ka teiste funktsioonidega. Palju põnevamad parameetrid võiksid siia valemisse olla sellised. Ma nüüd praegu näen vastuseks 36, et ma olen 36 aastat vana, aga kui ma tahaksin teada, mitu kuud üle 36 aasta veel, siis ma panen siia Y-le M-tähe taha, et ta näitaks mulle siis kuude vastust, aga lahutaks sealt kuude vastusest maha täisaastad. Nii et praegu ta ütleb, et 36 aastat ja sellise parameetriga saaks teada, et veel 9 kuud lisaks. Kui ma tahan teada kuu asemel mitu päeva, lisaks 36 aastale, siis ma panen M-i asemele siia D-tähe ja ta ütleb, et 285 päeva pluss 36 aastat. Siia võib panna ka sellised tähed, et ma tahan, et ta mul päeva vastusest lahutaks maha mitte täisaastaid, vaid lahutaks maha täiskuud. Siis leitakse, et 12 päeva lisaks, et ma olen 36 aastat vana, 9 kuud ja 12 päeva. Et kõiki neid vastuseid nüüd korraga näha oleks, siis teeme siia ühe sellise tekstilause, kus me ühendame tekstid ja arvutused omavahel kokku. Kõigepealt dateIf funktsiooniga leiame täisaastad, et esimene parameeter oli siis algusaeg, teine parameeter lõpuaeg ja kui ma tahtsin saada aastaid, siis käis kolmandaks parameetriks Y. Nii et see funktsioon annab mulle vastuseks 36. Kui me tahame siia nüüd sõna aastat ka saada, siis lisame selle and-märgiga ja tekstid käivad valemites, nagu öeldud, jutumärkide sisse. Ma jätan siia sõna ette ja taha tühikud ka, et nad ei läheks eelnevate ja järgnevate väärtustega omavahel kokku. Edasi lisame siia siis täiskuud, jälle algusaeg, lõpuaeg ja kui ma tahan saada kuid ilma täisaastateta, siis võta kõigepealt aastat maha, näita M-iga kuude infot ja see peaks mulle vastuseks andma siis 36 aastat ja 9 kuud. Paneme siia siis and'iga jälle teksti juurde, et
sõna kuud ja viimasena siis päevad, mis jäävad kuudest üle. Dative, algusaeg, lõpuaeg ja nüüd, kui ma tahan maha võtta siit päevade vastusest ka täiskuud, siis M võta maha, näita D päevade infot ja lisame siia taha veel teksti sõna päeva. Ja vastuseks tuleb 36 aastat, 9 kuud ja 12 päeva. Oletame, et siin aeg on juba meil edasi tiksunud. Paneme tänase päeva kuupäevaks näiteks 7. oktoober 2011. Siis ütleb 36 aastat ja 11 kuud, 0 päeva. Ja kui kätte jõuab 7. november 2011, siis öeldakse, et 37 aastat ja kuid ja päevi pole.